kõik saab alguse kodunt. Isa hindas mulle õpetaja ametit ja üks mu vana onu oli koolis õpetaja. Mul on olnud koolis häid õpetajaid, kellest ma vaimustusin ja niimoodi otsustasin peale keskkooli astuda ülikooli õpetajaks õppima. Oleksin läinud eesti keelt õppima, aga kõik hinded peale eesti keele olid mul väga head ja läksin õppima hoopis füüsikaõpetajaks. Töötasin füüsikaõpetajana mõne aasta ja siis mõistsin, et ma suudan rohkem ja astusin aspirantuuri. Kõik sai alguse astumisest Tartu Ülikooli keemiaosakonda. Soovisin saada keemikuks. Nii, ja olles jõudnud juba 3. kursuse lõppu, ootas mind ees võimalus alustada tööd analüütikuna. Ja ma mäletan talvist päeva, kui üks aasta vanem kursekaaslane, mitte kursekaaslane, vaid keemiaosakonna kaaslane, jooksis trepist alla ja ütles: Miia, tule, ma näitan sulle, kui põnevalt õpilased vastavad. Neil on sellised väärarusaamad, et naera katki. Ja ma läksin ja ma vaatasin, kuidas need lapsed olid temale vastanud tema diplomitöös. Ja see sai mulle murdepunktiks. Mind hakkas huvitama, kuidas lapsed vastavad, millised on nende arusaamad ja ma leidsin tegelikult endale suundumuse, kust edasi liikuda. No, koolipoisina oli ma suur tehnikahuviline ja meisterdasin mitmesuguseid asju elektrimootoritest kuni raadio vastuvõtjani ja ega ei jäänud katsetamata ka sõjamoonaga. Aga keskkooli lõpetamisel siis otsustasin minna füüsikat õppima, aga ma ei saanud sisse füüsika teoreetilise haru ja tuli leppida pedagoogilise haruga. Kahjuks selleks ajaks ma veel ei olnud valmis sellist asju õppima, nii siis ma ka väga palju ei pidanud neist pedagoogika kursustest ega ka läbitud pedagoogika praktikast. Ja ülikooli lõpetamisel haarasin kinni võimalusest jääda tööle ülikooli üldfüüsikateedri juurde vanemlaborandina. Et seal vähe aega olin töötanud, siis avanes niisugune imeline võimalus töötada 3 aastat allseerias. Ja eks ma seal nägin maailma ühest ja teisest küljest ja tagasi tulnud, siis avastasin, et nüüd tuleb teha otsused, mis edasi saab. Ja alguses otsustasin teha kandidaatdissertatsiooni füüsikast, hygromeetriast. Aga siis sain nagu aru, et ei, see asi ikka päris nagu ei läinud ja korraga kohtasin dotsent Valdo Rotast, kes oli sel ajal üliõpilaste kompleksse uurimise büroo juhataja ja samas tegi ta doktoridissertatsiooni kõrgkooli pedagoogikast ja nii ta siis kutsus mind oma seminari ja siis ma korraga avastasin, et ka selles valdkonnas on omad mingid seaduspärasused ja nii ma astusingi aspirantuuri kõrgkooli pedagoogika alal. Ma ütleks, et kuskil viimase 10 aastaga on tehtud väga suur hüpe ja Eesti ei ole mitte ainult IT-riik, vaid Eesti on jõudnud nii uurimusõppes kui loodustööstusliku hariduse filosoofiliste kontseptsioonide tutvustamisel ja enda mudelite tutvustamisel küllaltki refereeritud riigi hulka. Et ma arvan, et haridusteadused on meil jõudsalt kasvanud. Nüüd ma ei maininud õpetajaharidust, alati mainitakse seda, mis sul endale lähemal on. Et ma ei tahaks alahinnata ka seda, mis tehakse õpetajahariduses ja praktiseeriva pedagoogina julgen hinnata väga kõrgelt alusmoodulit, mis on nüüdseks juba käivitunud 7 aastat tagasi või 6 aastat tagasi. Ja julgen öelda, et see alusmoodul on ehitatud teaduslikele alustele ja seal on terve rida inimesi ja oma töögruppidega andnud panuseid ja see areneb edasi. Kipub suurenema lõhes süvauuringute ja praktikat puudutavate uuringute vahel. Ja põhjus on lihtsalt selles, et meie õppejõudude ja teadlaste kvalifikatsiooni hindamine toimub. Põhiliseks indikaatoriks on teaduspublikatsioonid, tunnustatud teadusajakirjast ja mis see siis kaasa teeb? See toob vajaduse üha enam spetsialiseeruda ja orienteeruda rahvusvahelisele koostööle, et läbi lüüa. Aga samal ajal need uurijad on ka õppejõud
ja tegevad õpetajakoolituses ja loomulikult nad õpetavad seda, mis nendele on mida nad kõige paremini valdavad. Ja selle tagajärjel muidugi tuleb siis hõivata palju õppejõude, kes kõik tutvustavad oma teemast, mida nad uurivad. Aga samas need õpetajakoolituse üliõpilased vajaksid enam nende teemades sidumist üheks tervikuks. Haridusteadused on täna päris heas seisus. Publikatsioone on meil üsna palju kõrgetasemelisi publikatsioone. Meil on projekte, nii et teadlased saavad palka välisprojektidest, see on väga hea. Ja meid on tunnustatud ka rahvusvahelisel tasemel. Märkimisväärselt suureneb kognitiivse neuroloogia panus haridusse. Praegu on selline seis, et kognitiivne neuroloogia ei suuda veel suurt midagi rohkem pakkuda, kui me üldse teame psühholoogiast ja pedagoogikast. Aga ma usun, et lähimatel aastal toimub siin suur nihe. Teiseks, ma usun, et tänu praegustele ponnistusele jõutakse uuringutega paremini selgusele, milliseid võimekusi peab kool arendama õpilastest üha kiiremini muutuvates sotsiaalsetes ja tehnoloogilist maailmas. Meil on vaja kindlustada, et uue põlvkonna heaolu ja areng, nii õpilase kui täiskasvanu kui ka kultuuri järjepidevus. Siis kolmandana ma arvan, et kindlasti laiendavad IKT ja selle rakendamise võimalused õppeprotsessis. Selleks pakuvad mitmeid võimalusi õpianalüütika, süvenev rakendamine ja tehisintellekti lahendused ja selle võimaluse just õppimise toetamiseks. Ja ma usun, et siin on ka paremad väljavaated kognitiivses neuroloogias avastatuna, sest kõik inimõpetaja võib-olla ei suuda jälgida ja siis on sellest palju toest. Nii et hakkab kujunema midagi sarnast geeniuuringute põhjal personaalmeditsiini rakendamisel. Ja nüüd siis veel neljanda probleemina tahaksin nimetada, et kindlasti jääb päevakorda küsimus õpetaja staatusest ja autoriteedist muutuvates tehnoloogilistes ja sotsiaalsetes tingimustest. Me peaksime rohkem pühenduma sellele, et välja selgitada, kuidas ühed või teised õpetamisviisid paremini õpilasi kasvatavad ja õpetavad. See tähendab, on tarvis teha eksperimente, on tarvis teha longituuduuringuid. Ja neid juba hakatakse tegema, see on väga hea. Sellega seoses tuleb meelde, et tegelikult pedagoogikateaduse eesmärk ja meditsiiniteaduse eesmärk on üsna lähedased. Mõlemad peaksid aitama inimest. See tähendab, et võimalik, et meil pedagoogikateadlastena on kasulik uurida, kuidas tehakse uuringuid meditsiinis. Ja kolmandaks, ülikoolis on väga tähtis see, et õppetöö oleks seotud teadustööga. Meil kipub aga praegu olema niimoodi, et ühed teevad teadust ja teised õpetavad. Tuleks leida võimalusi, kuidas õpetavad õppejõud saaksid rohkem teha teadustööd ja sealt ka rohkem raha ja vastupidi, kuidas teadlased saaksid rohkem õpetada seda, mida nad on välja uurinud oma teadustöös. Ma kasutaks 2 sõna. Interdistsiplinaarsus ja transdistsiplinaarsus. Et kui ma ütlen interdistsiplinaarsus, siis pigem mõtlen ma seda STEM-hariduse valdkonnas, STEM-ained. Ja kui ma ütlen transdistsiplinaarsus, siis lähen sellest kaugemale, juba ainete üleseks. Ja pigem transdistsiplinaarsus. Ja kui ma ise vaatan suundumust, kuhu minna, siis kindlasti rohkem koostööd psühholoogidega, aga hinges on soov teha koostööd meedikutega, nii geenitehnoloogidega ja hüpoteetiliselt ma oletan, et haridusvaldkonnas on palju sellistes koostöövormides veel avastada.